No nii, sõbrad, käes on kevadine koristusaeg, aga on üks kapp, milleni ma pole jõudnud ja see on ravimikapp. Aga võtame selle koos ette ja käime samm-sammult läbi, nii et ravimikapp saaks korda ja jäätmed õigesse kohta. Mul tegelikult on ravimid jaotatud ilusti kastidesse, aga vahepeal on kiire, siis ma olen visanud sinna ette asjad ja see on kõik jälle sassi läinud. Nii et kõigepealt kõik asjad välja ja silme ette, et saaks hakata sorteerima. Esiteks vaatame ravimid ükshaaval üle, mis üldse kuulub ravimijäätmete hulka ja mis mitte. Näiteks toidulisandid, süüslad, plaastrid, kraadiklaasid ja teised seadmed ei ole ravimid ega kuulu ravimijäätmete hulka. Samm number 2 on kontrollida ravimite kõlblikkus aega ja panna eraldi need, mis veel kehtivad ja mis ei kehti. Sorteerimise tagajärel tekkis mul 3 hunnikut. Esiteks need, mis lähevad ilusti süsteemselt karpidesse pandult kappi tagasi. Teiseks igasugune praht ja need, mis ei sobi ravimijäätmete hulka ja siis ravimijäätmed. Selgus, et minu kapis oli neid ravimeid, mis olid juba kehtivuse kaotanud, aga ka neid, millelt ma ei leidnud kuupäeva, sellepärast ma olin näiteks tabletilehe pooleks lõiganud. Natukene pidin veel sorteerimistööd tegema, sellepärast, et ravimijäätmed on ravimid ja ravimitega otseselt kokku puutuvad pakendid. Ehk siis ravimilehed ja purgid, kus on näiteks tablette sees, poolikud siirupipudelid ja salvituubid. Aga infolehed, ümbriskarbid ja tühjad ravimilehed pole ravimijäätmed. Need saab ilusti sorteerida vastavalt siis paberi, papi ja pakendijäätmete hulka. Järgmine samm ongi kõik need ravimijäätmed panna kas kuhugi kotti või karpi. Nii, ja nüüd see osa, kuhu siis need ravimid viia? Ma tunnistan üles, ma olen olnud varem laisk ja ei ole viitsinud sellega tegeleda ja visanud lihtsalt olmesse, aga sõbrad, see ei ole hea mõte, sest nii me mürgitame keskkonda. Läksin arvutisse, leidsin jäätmejaama, tuli välja, et see on ainult paari minuti kaugusel minu kodust, viskasin kotti autosse, sõitsin sinna, seal oli megatore härrasmees, kes selgitas mulle, oli hästi sõbralik, võttis jäätmed vastu, ma ei pidanud midagi maksma, sest eraisik võib korraga ära viia kuni 2 kilo ohtlikke jäätmeid. Ja ongi tehtud. Tuju hea, kapp korras ja kuigi see võib tunduda väike tegu, siis tegelikult on sellel suur mõju meie harjumustele ja keskkonnale.